No hei, siin krüptogaraaž ja krüptovõti Marta. Tähelepanu, tegemist ei ole finantsinfoga, et enne saadet tšau ajukartul, et tähelepanu, et tegu pole finantsinfoga. Ennem saadet joon puupiiritust, teen kummiliimi ja suitsetan vanu rehve, et meeleolu on meeldiv meeleolu. Et see pole finantsinfo, et igaüks siis pöördugu oma selle finantsnõustaja poole. Et teeme väikse reede õhtuse laivi, vaatame, mis uudiseid on laiast maailmast ja tänan kõiki südamete eest, tänan kõiki jagamiste eest, tänan kõike kingituste eest, sest ma olen lihtsalt seda väärt. Ja võtame esimese uudise ette. Esimene uudis on see, et Euroopa Keskpank arvab, et stabiilmündid võiksid Euroopat kahjustada. Kuidas nad siis kahjustavad? Väga lihtne. Et Euroopa Keskpanga tegelane Piero Cipollone sõnul võib stabiilkoinide kasvav kasutuselevõtt vähendada pangahoiuseid. Vot selles ongi problem Euroopa Keskpangal. Mitte, et stabiilmündid teeksid meile liiga, vaid stabiilmündid teevad neile liiga. Ja vot see ongi kogu põhjus, miks Euroopa Keskpangal on väike pisoor. Et stabiilmündid, mis nad teevad siis Euroopa Keskpangaga, panevad Euroopa Keskpanga ilusti kõhuli laua peale, tõmbavad püksid alla ja laks vastu perset ja lähebki sõit lahti Euroopa Keskpangal, et pangahoiused vähenevad. Kes see siis panka kasutab, kui mujal antakse sulle intressitulu märgatavalt rohkem, siis on maksetulusid, ei tule ju sellest. Vot, et maksetulusid ei tule. Vot. Maksetulud, klientide hoiused, kõik panka käest libiseb sõrmede vahelt välja ju. Et kõige lihtsam näide on ju see, et kui sina hoiad ju pangas raha, siis pank saab rõõmsalt seda oma voliliselt ära kasutada nii, kuidas ta seal unes ette näeb, on ju. Aga nüüd, kui sa kasutad stabiilmünte ja krüptoraha maksete jaoks, siis sa lõikad täielikult panga välja ju. Et väiksed kongus ninaga ja oimulokkidega ja rahamaiad, kõradi poisikesed, need ei saa ju plenni ja see on kurb asi, see paneb et Euroopa Keskpanga tegelane hoiatas, et stabiilkoinid võivad lõpuks vähendada kommertspankade hoiuseid. Ja artikli pealkiri on, et kahjustab Euroopa panku, on ju. Kuule, halleluuja, mul jumala pohhui, mida mingi kordi pankur vaata, kui palju ta nutab või ei nuta. Et kurat, kui iga pisema asja eest tuleb sulle kohe mingi kuradi ülekande tasu, on ju, vähe sellest, et hoiad pangas meeletult pappi, on ju, või säästad kogud, on ju, sülitavad sulle näkku ja kuradi maksavad mingi 0,01 või protsent, see on olematu protsent, aga mujal tuleb seda pappi peale, on ju nii. Et siin on, et kui stabiilkoinide kasutamine tulevikus suureneb, kaotavad pangad ka jaemüügi hoiused. Ja nad tahavadki peale peksta nüüd selle digitaalse euroga, et just selle euroga, mis on siis selle digitaalselt siis Keskpanga käes. Vot. Et nad ei taha ju sulle anda seda siis vabadust, et see on põhimõtteliselt ütleme ilusti ja otse teile näkku ära seda asja, et krüptohinnad ennem ei tõuse, kui pankuritel on kõik siis käes.
et pankurite sõrmekesed peavad jääma rasvaseks. Ennem nad ei hakka seda müntide hindu liigutamagi, rääkimata taastamisest. Et nad ei hakka seda tegema, kui praegu Euroopa Keskpank valab pisaraid, stabiilmündid võtavad meil hoiused ära, noh, mida vittu raisk, noh. See jääb juba nagu ennastki juba marru ja ropendama, et mingi kuradi pangarotid, kes on kuradi terve elu su juustu kuradi ladu tühjaks muginud on ja nüüd, kui on mingi nagu asi mõeldud, neile see intressitulu ei sobi, mida rahvas saama hakkaks. Muidugi, noh, kui laias laastus on ju inflatsioonist, mis nad räägivad, siis on ju, see on see, mis nad räägivad. Nad räägivad siin mingi kuradi 3-4% inflatsiooni. Aga ma ei mäleta, kas oli Coinbase või kes see oli, maksis ju 7% kuradi seda hoiusest, kui stabiildollarit hoidsid seal. Noh, ja teine asi on ju see, et no mõtle ise nagu seda, et mis nad on seal, kui sa võtad need kuradi Rootsi vereimejad, mis nad siin on, paned 100 000, paned neile hoiusesse ja saad kas mingi 0,3% või, noh. Vahe on ikka sees küll, kas ma saan 0,3% 100 tonni pealt või panen stabiilmünti ja saan 7%. Noh. Ja osades kohtades oli lausa 10 ja 20% anti sulle seda stabiile, seda mündi eest intressitulu siis sellepärast, et sinu seda raha laenati nii metsikult välja ja need, kellel olid ajud, tegid sellega raha, on ju, noh. See on täiesti normaalne süsteem, et laenad raha välja, siis ma eeldangi, et ma mingi 10-20 prossu tahangi saada, vaata, noh, kasu sellest, et ma sulle pappi annan, vaata. Aga noh, pankadele see ei meeldi ja Clarity Act on ka USAs praegu, ei tule alla sellel lihtsal põhjusel, et seal on 2 nüanssi on sees, et eetikakood on sees. Eetikakood siis, ma ütlen ära, et ma ei viitsin sellesse artiklisse süveneda, aga eetikakood oli nüüd ühtepidi ta oli, et kas seal Clarity Actis uluti selle üle, et need, kes on regulaatorid, ei saa seda münti osta või on see, et regulaatorid saavad ka münti osta, et reguleerivad münti ja siis saavad münti osta, et kahel ühtepidi ta oli, teistpidi ta ei olnud. Et Clarity Actil on leitud nüüd järjekordne asi, miks teda ei saa vastu võtta, sellepärast, et seal on siis eetikakood on nüüd nagu seal probleemiks, et ühesõnaga nad võtavad selle seaduse raamistiku vastu siis, kui neil on vaja. Aga kõigile teadmiseks siis igasugune tokeniseerimine käib siin täisralliga. Täie pasaga visatakse plokiahelasse asju ja tasulises klubis on olemas need infod, et tuletan meelde kõigile, et mul on tasuline klubi 50 €, teed mulle tona 50 € ja saad tasulisse klubisse, kus on tuhandeid lehti uurimistöid. Et klubisse saada pead kirjutama mulle siis Gmaili peale. Gmail on iga mu video all. Ja praegu siis võtame järgmise uudise. Ma olen alati rääkinud seda, et nii kaua, kui ma seda laivi ja saateid olen teinud eelmise aasta 3. augustist, et see, kuna Mika seadused on all, peavad su raha kaitsma, sinu krüptot siis börsid siis külm rahakottidel hakkab aina kehvemini minema. Ja praegusel hetkel tulebki välja kuradi Chill krüptoga järgmine lugu. Ledger külm rahakott, ka minul on olemas ta, tühi on, täiesti tühi on. Panin kuradi kõik oma rahad ilusti varasalvedesse ära ja koodid peale, et ei ole mingit kuradi külma rahakoti teemat. Kui on, siis väga minimaalselt, et krüpto Chilliga juhtus siis väga huvitav asi. Polegi naljakas. Ledgeri uuendus, mis tuli aastal mingi 2019 alla, tekitas mingi kuradi errori selles külm rahakotis. Ja lugu järgmine, et kõik inimesed, kes tegid siis selle Chilliga kuradi 5 ülekannet, siis 100% oli häkkeritel näha kõik selle siis Chilli koodid. Halleluuja!
ja nüüd siis sojutakse selle teemal, et oi, külmrahakotid on ikka nii head ja räägivad sellest, et not your keys, not your crypto. Nüüd polegi teil krüptot, et ehk pole su võtmed, pole su krüpto, et veel enam, et Ledger on selge pullipask külmrahakott üldse, sellepärast, et tal on suletud lähtekood. Mitte keegi ei näe, mis seal siis uuendused tehakse, mis seal täpselt uuendusse sisse on pandud. Ja nüüd on Ledgeri rahakott läinud veel eriti heaks, et nüüd tema äpid ja mis need telefoni on tulnud, et ta hakkab liikuma nagu rohkem mingi juba panganduse moode asjaks, et enam ta ei ole selline süütu armas rahakott. Vaat nii, tänan kõiki südamete eest, te olete väga tublid, et sõrmeotsad on teil kindlasti juba valusad, aga siin me oleme kõigest mõne hetkega paugutanud juba 6500 südamet. Olen vaadanud inimesi, kellel on laivi vaatajaid 250 ja kõigest 2500 südamet. Tobi ka teed, ma ei tee Tobi ja ahjukartul, sa oled üle küpsenud. Siin saates ei tehta Tobi. Tobi on nõrkadele. Tobi on nõrkadele. Siin on ikkagi kvaliteettoode. Vot, siin on kvaliteettoode. Ennem võtame lonksu juua. Täna on siin väike green tea, roheline tee, tunnetest saaks rääkida. Ja nagu ikka, kes mind juba teab, siis ilusti on kork eemaldatud, mitte ei jäta neid kotte siin rippuma. Ma ütlen ära, et kõik mehed, kes joovad pudelist nii, et need kotid siin ripuvad, on tegelikult kapi homod. Vaat, nad naudivad seda, kui miski asi õõrub neil vastu nägu raisk. See on jube. Pole kordagi joonud niimoodi, nagu ma seda kuradi homoerootikat nägin, nii ma kohe võtsin küljest ära. Vaat. Ma ei mõista nagu seda, et no täpselt ju kuradi kotid käivad sul vastu lõuga, noh. Ma ei tea, kuradi harjutavad vist seda, et kuradi, kui kuradi viiner kuradi kurgus käib, noh. Ma arvan seda, et ma olen piisavalt kuradi koolis käinud ja mõistust peas, et ma ei viska seda korki kurat loodusesse, noh. Vot nii. Ja vaatame, mis meil veel. Uudiseid tuleb. Kordan üle, ei tasu siin lehvitada oma krüptonumbritega, sellepärast, et krüptovõti Marta tuleb, teeb sulle natuke kutsi ja laulad välja kõik oma krüpto. Ühendkuningriigis mõisteti siis vangi 3 meest. Mille eest? No nad võtsid $5,4 miljoni eest krüpsi. Ja kus nad võtsid? Tõmbasid endale politseiriided selga ja mängisid ohvitseri ja röövisid 8 inimest ja vot kui tore. Et vot, mis nad teevad siin. Mängivad juba politseid ja jääd oma krüptost ilma, et noh. Vot, ma ei kujuta üldse nagu ette, et sa peadki olema tegelikult naturaalselt juba vigane, et kui keegi kirjutab sulle, et kuule, et sinu see krüpto on ohus, et no oli ka selliseid kirjusid, et kirjutati tõesti inimesed, et kuule, et sinu krüpto on ohus, et kuule, et saada see politsei kontole, et me teeme kindlaks, et seda ei ole häkitud. Noh, mis sa ütled ära? No mis sa ütled, ei olegi nagu midagi öelda, et kui sa niukene kuradi lammas oled, siis juba
No, ma ei kujuta ette, mis tasemel sul seal kuradi mõistus töötab või ei tööta, sul peabki kuradi virts olema kõrvade vahel. Politsei kirjutab sulle, kuule, me saada mulle oma krüpto, et me teeme kindlaks, et seda häkitud ei ole. Naturaalselt peab olema mingi kuradi ja võtame siis järgmise uudise ette, vaatame Pakistan. Pakistanis on selline olukord, et Pakistani peaminister ütleb järgmist, et Pakistani 4,6 miljardi dollari suurune välisraha ülekannete sektor muutub oluliselt, kui peaminister Sharif andis eelmisel nädalal korralduse kõik välisraha ülekanded täielikult digitaliseerida, toetades riigi üleminekut sularaha vabale majandusele. Võt. Ja peaminister kiitis ametivõimet juba 2025. aastal töödeldi 92% välisraha sissevoolust digitaalselt. Ja nüüd anti käsk, et peab 100% olema. Ehk siis välisvaluuta liigutamine. Sealt tuleb müntidesse raha. Vot. Brasiilia väärtpaberite regulaator loob tokeniseerimise regulatsiooni ja liivakasti töörühma. Ja Brasiilia väärtpaberite regulaator on loonud tokeniseerimist töörühma, et arendada regulatsiooni väärtpaberi tegevustele, mis kasutavad DLT süsteemi ehk XRP, Stellar Lumen, Habar ja XTC ja veel mõned. Ja rühm peab esitama regulatiivse liivakasti ettepaneku 60 päeva jooksul. Korraldus annab töörühmale esialgse 120 päevase volituse, mida saab pikendada 30 päeva võrra, näidates regulaatori kiireloomulisust. Ma ei tea, kas meil läheb järgmise aasta alguses juhe seina natukenegi või. Sellel lihtsal põhjusel, et kui Brasiilias anti nüüd käsk lausa ametnike poolt, et tokeniseerimine või see testliivakast peab olema mingi 60 päeva jooksul valmis. Vot. Ma ütlen ausalt teile, ma ei tea, mis võib see pidur olla, et ei liigu see krüptohinnad veel ülesse, et kas keegi on nüüd turu pealt maas või on vaja mingi suur majanduskrahh teha või natukene piu teha, pole õrna aimugi. Jään teile puhtalt vastuse võlgu, sest mina hoian neid kinni, kuna ma pole järgi jõudnud ahjukartul. Väga õige. Tegelikult on nii, et väga palju inimesi pole jõudnud sinna krüpto selle laeva peale. Ja ma ütlen seda, et paljud ei jõua ka. Et ega inimestel ei jõua siin kohale ka, mis ma räägin. Karm õnn teil siis saab olema. Et praegusel hetkel juba käiakse välja teooriaid selle kohta, et kuna AI võtab nii palju töökohti üle, siis peab mugavalt minema üle siis kodaniku palga peale. Noh, et kodaniku palka peab hakkama maksma, sest muidu inimesed ei saa süüa osta. Aga lugu on nüüd selline, et kodaniku palgaga eks kindlasti tuleb ka see asi, et kui kõrgele sa pead hüppama. Vot. Et ma põhimõtteliselt ütlen otse välja oma arvamuse. Ma arvan, et seda, et saab olema 2 klassi. Kombinaati saatjad, need, kellel on krüptot, ja kombinaati minejad, need, kellel ei ole krüptot. Nii lihtne ta ongi, et tänasel päeval, kui me räägime siin uutest nii-öelda majandusahelatest, mis pannakse püsti digitaalsel kujul ja nende peale käib krabamine
triljonid ja triljonid, need on meeletud numbrid raha, vaata. 1 triljon tähendab seda, et igale eestlasele võib anda miljoni pihku. Et kui sellised suured numbrid liiguvad sinna digitaalsesse maailma või digitaalse kujuna, siis ja automatiseeritud süsteemid, AI süsteemid, siis ega inimestel ei jäägi palju enam teha. Ma arvan, et sa oled rikas, näost on näha, et oled head sööki saanud. Ja mis see nüüd siia saatesse puutub? Tikk-nikkar. Mis see siia saatesse puutub? See ei puutu mitte kunagi kuidagi siia saatesse. Nii. Võtame Vietnami ette. Vietnam trahvib krüptokasutajad kuni $1900 trahviga, kui siis tegelevad litsenseerimata platvormidel. Vietnam karmistab krüptojärelevalvet uute trahvidega kasutajatele, kes kauplevad litsenseerimata platvormidel. Reeglid jõustuvad 1. septembril ja toetavad 5-aastast pilootturu programmi, mis piirab börsilitsentside arvu, suurendades samal ajal karistusi pakkujatele, emitentidele kogu riigis. Millal finantsilt vabaks saad? Siis saan vabaks, kui juhe läheb seina, kui saabub päev X. Kui suurtel isadel on oma liigutused tehtud, siis tõuseb ka minu krüpto hind. Vaat. Nii liitne ta ongi. Et ei ole mõtet siin mõttetuid küsimusi esitada. Panen bloki peale, kui veel mingit labiilsust tuleb. Ja põhimõtteliselt ongi lugu selline, et praegusel hetkel käib siis turu ärajagamine. Riigid valivad välja, kellega koostööd teevad, et inimene ei hakka siin midagi valima. Inimesele antakse ette siis juba tehtud valik riigi poolt. Ja kui sulle riigi valik ei meeldi, siis paneme sulle pea 2 tonni trahvi kõrvade vahele. Vot. Et ega ilma asjatagi Binance saanud Euroopas Mika reegli, seda Mika õnnistust esimesena ja ainukesena rääkisin siin mina. Vot, ülejäänud stringitädid ja Bitcoini tolad, need ei saanud arugi. Binance, ei olnud Bitcoin, no pohhu ei lähe mööda. Vot, et mis teha. Praegu käib siis turu ärajagamine ja pannakse paika tsoonid, kes kus tegutseb ja karistused nendele, kes sõna ei kuula. Venemaal võeti siis, kas tahetakse võtta või seaduseelnõu on, et kui ostad sorry, ma ei tea, mis võitlust pead, aga usu mind, ma võidan sind. Ei võida mitte kunagi, saad bloki hoopis. Palju õnne ja mina võitsin, vend sai bloki praegu. Türa isegi sotsmeedias ei suuda ta võita. Noh, see ongi nagu juba karm reaalsus. Inimene ei suuda sotsmeediaski võita ja siis arvab, et päris elus võidab. Noh, ma ei tea, kui sa oled nagu siin online'is luuser, siis eks sa oled päris elus ka luuser, et pole midagi öelda. Et tulles nüüd Venemaa juurde tagasi, siis Venemaal on seaduseelnõu, kas võeti vastu või võetud, ma ei mäleta, vahet ei ole, aga 4 aastat saad Siberis kuradi labidega vehkida, kui ostad krüptot, mida valitsus heaks ei kiida ja ostad börsilt, mida valitsus heaks ei kiida, siis palju õnne sulle, saad 4 aastat liiva visata kuradi või kraave kuivandada Siberis, et noh. Ja nagu näha, sellised ideed meeldivad kõigile
ei saa siin midagi öelda, oi, see mõmmi on nii jube raisk, oi, ei ole, näed, Binance visati välja Euroopast ja visati veel rohkem neid krüptobörse välja. Noh, suitsetan sigarit. Vot. Ja Ripple Prime võimaldab asutustel kasutada XRP tagatisena. Nüüd on siis suurelt ilusti artiklitega. Ma eeldan XRP-le miinimum. Kui kõik juhtmed lähevad tööle nii nagu peab, siis miinimum peab 1000 euri kuni 10 000 olema ta hind. Miinimum. Kui me võtame kõik lepingud ja rahavoolud arvesse. Ainuüksi see, kui 100 triljonit pannakse XRP aelasse, on XRP hind 1000. Ja praegusel hetkel ongi selline uudis, et kus nüüd targemad ütlevad kõva häälega välja, et Ripple Prime võimaldab asutustel kasutada XRP tagatisena. See on see Nostro Vostro kontod. Siin igasugustele Bitcoini toladele ei mahu pähe, mis asi on Nostro Vostro. Nostro Vostro on siis pankade, no ta on see ladinakeelne terminoloogia, et minu raha sinu pangas, sinu raha minu pangas. Ehk siis välisvaluuta tehingute puhul pean, kui me oletame, et ma olen Euroopa Keskpank, suhtlen USA Keskpangaga. Et kui ma tahan viia siis tehingud Ameerika maale, siis peab olema minul nii euro kui dollar ja keskpangal, mis on siis USAs, peab olema ka samamoodi nii euro kui dollar. Ehk siis mõlemad pangad peavad hoidma raha kinni, et tehingud läbi läheks. Ja XRP, täpsemalt öeldes, kui me räägime RippleNetist, siis RippleNet loodi sellise ahelana, mis veab nii vana süsteemi kui uut süsteemi. Ja Ripple Prime ja siis XRP loodigi selleks, et vabastada ära Nostro Vostro kontodel raha. Vot. Ja Nostro Vostro kontod üle maailma on iga hetk lukus $37 triljonit, mida ei saa pangad kasutada. $37 triljonit pankade raha on kinni. Sellepärast, et peab olema nii baasvaluutat kui vahetavat valuutat. Vaat. Ja hinnanguliselt üle triljoni jääb intressitulusid siis teenimata selle raha pealt iga aasta. Ja põhimõtteliselt sellepärast ongi kõik need pangad nüüd Ripple'i partnerid ja RippleNeti kasutajad. Et siin laivis on tulnud selliseid ajukääbikuid ka sisse, kes ütlevad, RippleNet, see ei vaja, RippleNet ei vaja XRP-d. Õigus, RippleNet ei vaja XRP-d, aga XRP loodi selleks, et panna ta tagatisvaraks. Ja artikli pealkiri ongi Ripple Prime võimaldab asutustel kasutada XRP-d tagatisena. See tähendabki seda, et XRP hakkabki olema nüüd 37 triljoni dollari asemel pantvangis. Vot. Ja see tähendab nüüd seda, et kui meil on vaja 100 triljonit, et XRP oleks 1000, siis ma ei tea seda matemaatilist kurvi. Matemaatiline kurv siis tähendab seda, et kiirused ja need kogused siis. Aga igatahes ütleme, et peaaegu see 40 triljonit, mis on Nostro Vostro kontodel, see võiks eeldada siis mingi 4 sotti XRP hinnaks. No ma ei eelda, vaata, ma räägin seda ära, et ma ei hakka siin aastaid paika panema 1 aasta, 2 aasta. Ma räägin seda ära, et XRP hind peab olema siin ikkagi miinimum kas 1000 või 10 000, et vedada seda uut majandussüsteemi. Vaat. Ja toomegi näite seda, et TDCC on Ameerika siis aktsia liigutamisfirma. Tal on 113 triljonit, 5650 aastat võib Eesti riiki üleval pidada. Ja 113 triljonit tähendab seda, et XRP hind peaks olema siis
mingi tonn 100 või, vaat. Ja nüüd paneme Nostro kontod juurde, saame, et mingi tonn 500 võiks ta hind olla. Ainuüksi 2 asutusest, ainuüksi 2 asutust maailmas. Võiks eeldada, et 1,5 tonni XRP hind, aga me peame arvestama sellega, et on siis see kiire ahel anda. Ja nii palju, kui ma olen seda matat lasnud AI-l teha ja kes teised on päris matemaatikud, siis on saanudki sinna sellesse punkti, et kuskil 1010 000 võiks olla ühe XRP hind, kui terve maailma see süsteem hakkab jooksma seal siis XRP ahelas tingimusel, aga ta jooksebki. Et Ripple'il on siin 13 000 panka on tal partneriks Ripple'il. Volvogi liitus selle Ripple'iga, et noh. Ja siis salastatud lepinguid on veel 1700 Ripple'il, et noh. Ei ole midagi öelda, vaata noh. Prognoosida on mõttetu. Ainukene asi, mida ma tean, on see, et terve seda maailma kuradi rahaunnikuid ja asju ei ole võimalik vedada siin 1-2 eurose, 3 eurose XRP-ga. Sellepärast, et lihtsalt neid panku on nii palju, kes kogu aeg liigutavad raha. Et näiteks on niimoodi, et see TDCC, tal on küll 113 triljonit, 113 triljonit on tal seda raha, siis aktsiate näol, aga see 113 triljonit keerleb tal nii palju läbi erinevate tehingute, et aastas liigutab siis TDCC 5 kvadriljonit. Me ei häälda neid sõnu väljagi enam, et 5 kvadriljonit on 5000 triljonit. Vaat, ühes aastas liigutab TDCC raha ja juba, noh, see on täiesti võimatu, noh. See on lihtsalt absoluutselt matemaatiliselt võimatu, et XRP hind on 1-2 euri. Kuna neid asutusi on niivõrd palju üle maailma ja nad liigutavadki, see kuradi rahamasin veereb või keerleb ja pöörleb lausa tsentrifuugi kiirusel, vaata noh. Et põhimõtteliselt nagu see kuradi helikiirusel see reaktiivmootor, niimoodi liigutatakse seda raha. Vaat. Ja lihtsalt peab olema XRP hind tõsiselt kõrge. Ja XRP-d veetakse tonnidega kokku, selles on sul õigus. Et üle-eelmine nädal veeti siin 70 miljonit XRP-d börsilt minema, noh. Ja siin on juba eelmisest aastast tuleb uudiseid välja, kuidas finantspangad või igasugused asutused on järsku pööranud oma usu teiseks ja hakanud kokku kraapima ja XRP-d. Ühe sellise finantsasutuse eesmärk on 400-500 miljonit XRP-d kokku ajada. No. Et arvestades seda, et XRP-d on üldse rahva käes ringliikluses mingi 2-3 miljardit, noh, 40-50 miljardit on siis XRP varasalvestada, siis ülejäänud on kuskil seal omanike käes, 10-16 miljardit on SBI käes, mitte FBI, vaid SBI. Et põhimõtteliselt seda XRP-d ei ole võtta, vaat. Ja naturaalne inimeste ahnus ajab ta juba ülesse. Ei pea tõusma. Jänku russ hind ei pea tõusma. Sellepärast, et börsidel on selline huvitav mehhanism. Ma olen sellest varemgi rääkinud, et hinna määrab ära sisuliselt siis nagu see, mida sulle siis näiteks näidatakse seal CoinMarketCapis on ju, et hinna määrab ära see tehing, mis tehti vaata kuradi viimasena on ju. See tähendab seda, et oletame, et 10 000, oletame, et üks XRP müüdi maha siis 10 000 eest. Nii. Ja kohe nanosekundite jooksul tehti teine tehing siis XRP-ga, näiteks kuradi ühe selle euro peale.
et ja siit tulebki nüüd Bitcoini probleem ka välja. CoinMarketCapid ja kõik CoinGeckud ja kõik need asjad ja terve need aktsiad, nii futuurid, kullatehingud, kõik need tehingud on ja nad näitavad siis hinda, millega see viimane tehing tehti, aga kogust ei näidata. Põhimõtteliselt on lugu selline, et ma võin ühe XRP müüa näiteks ka miljoni eest maha, kui keegi ostab selle ja kohe visataksegi börsile kiri, yes, XRP on nüüd 1 miljon. Vot, et sellepärast neid igasuguseid börsihindasid ei saa 100% usaldada, kuna selleks, et hinda siis tõsta, peab olema ainult üks tehing. Ei me ju näeme, mis hinnaga ja mis kogused saadaval on. Ei näe. Ei näe. Te ei näe neid. Te ei tea, mis kogusega on, sellepärast, et Ripple on ise ka öelnud, et on 2 ahelat, privaatahel ja avalik ahel. Ja sa pole mu saateid vaadanud. On olemas erinevad krüptod ja mis pakuvad privaatahelat. Stellar Lumen andis teada siin eelmise nädala sees, et pangad liigutavad Stellar Lumenis raha nähtamatult. Keegi ei tea, mida, kuhu, kui palju. Vat. Ja XRP sõlmis ühe krüptoga koostöölepingu, mis peidab ära XRP tehingud või siis Ripple sõlmis, et mis peidab ära siis selle XRP tehingud, kes, kuhu, kui palju. Ja privaatahelad ehk mustad vannid, mustad basseinid, need on igal pool kasutusel. Need olid juba Bitcoini kasutusel Mt. Gox. Mt. Gox oli krüptobörs, mille tegi Stellar Lumen ja XRP looja Jed McCaleb. Seal ilusti oli neil must vann. Keegi ei teadnud, kes ostis Bitcoini, kui palju ostis ja mis ta tegi. Ja siis on olemas selline krüpto nagu Copper. Copper on andnud artikli välja, et nemad pakuvad musta basseini teenust. Keegi ei näe tehinguid. Vat. Nii et 100% saan ma teile garanteerida, et täna mitte keegi ei tea, kes kus liigutab. Ja XRP-d on ju nii vähe, et ainuüksi Krakenis 24. aasta suvel, kui XRP sai otsa Krakenis, siis XRP hind lendas rahva ahnuse tõttu 50 euro peale. Ainuüksi ühes börsis, individuaalselt, börsisiseselt lendas XRP 50 peale. Ma saan kohe miljoni eest XRP-d osta põhimõtteliselt sama hinnaga nagu näha. Põhimõtteliselt saad küll, aga vaata, ma kordan veel kord ära, et on privaatahel, kus suured onud mängivad. Vaat, suured onud mängivad suurte onude reeglite järgi. Ja näiteks tuligi uudis alla, kui JP Morgan ja siis Ripple tegid digitaalvõlakirjatehingu USA ja Singapuri vahel. Ja artiklis öeldi ilusti ära, see oli esimene avalikult tehtud tehing, mida saavad inimesed näha. Vaat nii. Ja Erik, sul on õigus, matemaatiliselt hind ei saa jääda odavaks. See ongi nii, et ta ei saagi jääda. Mul on niimoodi, et üks inimene saatis mulle ilusti pildi ka tasulises klubis, kuidas ta lõi Coinbase'i rahakoti lahti ja Coinbase'i rahakott näitas ära, et 20 XRP-d oli 30 tonni. Mul on kõikide asjalike müntidega, millel on suured pangalepingud, on juhtunud sellised asjad, et rahakotid, kui saavad mingi uuenduse, hakkavad näitama väga huvitavalt siis müntide numbreid. Et need, millel on mingid lepingud taga, nende hinnad lähevad mingi 50
1000 korda ülesse. Ja siis tuuakse need ilusti sujuvalt alla, aga ainukene, kes on siis uuenduse tõttu alla kukkunud, on Bitcoin. Revoluudi rahakotis Bitcoin kukkus 2 sendi peale. Kaadlustan, et see ongi ta tegelik päris hind. Vot. Kaadlustan, et nii ongi. Sellepärast, et kui igasugused AI agendid ja need aktsiad pannakse nendesse rahakottidesse, toimub mingi uuendus, siis väga huvitavalt just asjalike müntide hinnad liiguvad üles ja tuuakse alla tagasi. Et ahjukala on mul siin tasulises klubis. Ta võib kinnitada ja öelda, kuidas ta näeb ka huvitavaid numbreid. Eilegi vaatas minu soovitusnimekirja või üleeile, et kuule jälle mingi münt on 200% läinud ja toodi alla tagasi ka, ma arvan. Ma ei ole küll seda münti üle kontrollinud. Et manipulatsioon käib teie pasaga. Näiteks ju JP Morgan sai mingi kuradi 150 või 50 miljonit sai ju JP Morgan trahvi selle eest, et hõbedaga manipuleeris, hõbeda hinnaga. Teenis miljardi või 2 miljardist teenis vahelt sellega, et tegi petusüsteemi ja maksis mingi 50-150 milkut ainult trahvi. Põhimõtteliselt ütleme otse ära, et mul ühest siis kauplemisõpetajast on ilusti meelde jäänud see asi, et pangad on nõus tegema kuritegusid väga hästi. Et kui nad saavad teenida miljard on nagu varastada ja trahviks peavad ära andma ainult 300 miljonit, siis 700 miljoni nimel on nõus need pangad tegema ükskõik mis asju, vaata. Vot. Et tagatisvara on jah, Erikson on õigus. Tegu ei ole vaata spekulatsiooniga. Kui ikkagi XRP kasutus on ette nähtud nii, siis ja ega ma kahtlustan ka seda, et ega ma XRP-sse ei soovita kellegile armuda. Sellepärast, et kullaga on juhtunud USAs asi, et riik andis käsu, et tuleb ära konfiskeerida, vaata. Kuld kuulutati süsteemselt tähtsaks. XRP-ga võib sama asi tulla, et rahvusvaheliselt pangavaraks kuulutatakse ja tavainimene ei saa kasutada ja ongi kõik. Võivad öelda sulle, et maksame ainult tagasi ostuhinna ja niimoodi nad võivad teha. Et 100% ma ei soovita mitte kellegi XRP-s olla sees. See on, pane endale siis debiiliku kroon pähe ja palju õnne sulle. Vot nii. Praegusel hetkel tuleb ka Hiinast siis uudis. Hiina pank lõpetas siis 2 Enbridge tehingut kogu väärtusega ligi $3 miljardit. Hiina pank teatas, et on osalenud 2 väga suures makses, kasutades Enbridge DLT on siis jagatud krüptoahel ja see on siis meie kuulus XRP ja mõned veel, mis kasutavad siis piiriüleste maksete arveldamiseks mitut keskpanga valuutat. Üks tehing oli 1,6 miljardit umbes ja teine oli, 1,7 peaaegu miljardit oli üks tehing ja peaaegu 1,3 miljardit oli teine tehing. Ja siis kasutati seda Enbridge maksesüsteemi. Enbridges on siis järgmised tegelased: Hiina Rahvapank, Hongkongi rahaamet, Tai pank, Araabia Ühendemiraatide keskpank, Saudi Araabia ja mis seal veel on, et ma olen Enbridgest pikalt rääkinud. Araabia Ühendemiraadid, Riplil on siis suhted arvukate finantsasutustega Araabia Ühendemiraatides ja tal on piirkonnas regulatiivsed heakskiidud. Räägime siis Enbridge nagu liikmetest.
Saudi Araabia. Ripple tegi aastaid koostööd Saudi Araabia institutsioonidega ennem, kui üldse Enbridge nagu siia orbiidile tuli. Tai Pank on siis Enbridges. Ripple on teinud koostööd Siam Commercial Banki ja teiste Tai pankadega. Mis siin rääkida on? Läbi ja lõhki on ta kuradi Ripple ja veel mõned krüptod. Ütleme potentsiaalselt mingi 5 krüptot, aga need on tasulistele. Et kõik, kes mul on tasulises klubis, need teavad neid münte ja tasulise klubi maks on 50 €. Vaat nii. Et teed mulle 50 € annetuse, näed kõiki peidetud uudiseid, seoseid, kõike põnevat näed. Vot. Et Enbridge oli siis BIS-i koostöös tehtud. BIS on siis Bank of International Settlements. See on siis keskpankade keskpank on see BIS. Ja BIS siis andis oma selle projekti käest ära. Väga huvitav. Laseme nagu krüptogaraažil mõttel loksuda natukene. Nii. Venemaa visati Swiftist välja. Venemaa visati BIS-ist välja. See on siis keskpankade liitraisk, mis iganes ta on. Vahet ei ole. 2 kohast visati välja siis Venemaa. Nüüd oleme me teada saanud siin eelmises laivis seda, et 2018 aastal Venemaa keskpank tegi Novosibirski laboris, keskpanga laboris tehti katsed XRP-ga ja katse läbiviijad leidsid, et XRP sobib ideaalselt piiriülesteks makseteks, aga ei saa kasutada, sest puudub seadusandlus. 2023 aastal Vladimir Putin võttis vastu krüptoseadused. Jänku Russ, oled jobu. Enbridge on ju Ripple'i konkurent. Ei ole. Kui Enbridgesse tulevad kokku pangad, et omavahel raha liigutada, on ja. Aga kõik need pangad, kes Enbridges on Ripple'i partnerid. Ma lugesin sulle ette ju. Kõik on Ripple'i partnerid, kes seal kuradi Enbridges on. Nad teevad sulle lihtsalt kuradi ajukeppi, et sa aru ei saaks, mis toimub. Ja nüüd ongi lugu selline, et BIS-ist visati Venemaa välja, Swiftist visati välja, aga Venemaa keskpank on teinud katsed ära, leiab, et XRP sobib. Siis me saame teada seda, et Venemaa Moskva börsil hakatakse XRP-ga kauplema. Kui sa oled rikas inimene, 265 000 on sul raha sullis, siis võid XRP-ga kaubelda. Väga huvitav küll, on ja? Et kas me peame hakkama nagu elementaarsel tasandil õppime mõtlema OÜ-d tegema või? Venemaa on igal pool keelatud, välismakseid teha ei saa. Aga ime, Moskva börsil kaubeldakse XRP-ga. Vau! Põnev on ja. XRP-ga Moskva börsil on. Nii. Brasiilia annab teada seda, et XRP on saanud Brasiilia makseahela kuradi selgrooks. Venemaa ja kuradi Brasiilia istuvad ühes klubis BRICS on ja. Sama on India. India kuradi keskpank. India keskpank on Ripple'i partner. India keskpanga üks juhtiv töötaja läks Ripple'isse tööle. Põnev on ja. Siis võtame ette selle kuradi siis Enbridge'ga. Enbridge'ga on kõik need Saudi Araabiad, igavene Taid on ja, kõik on Ripple'i partnerid on ja, nii. Kõik on omavahel siis seotud selle XRP kujul on. Põhimõtteliselt on lugu selline, et vaata Swiftist visati Venemaa välja. Moskva börsil kaubeldakse XRP-ga, nii. Ja Swift
ühendab enda sisse siis Ripli varasalve on ju. Noh, pole ta kuskilt välja visatud. Ta visatigi võib-olla sellest kuradi vanast süsteemist välja, mis pakib oma uksed kinni, vaata noh. Ainukene, kes siin kuradi nooti ei jaga, on Vastla poiss, kurat Kannel Pärakas on ja see ei jaga, vaata, mis maailmas toimub on ju noh. Kui kõik on XRP kuradi kasutajad on ju, ühine nimetaja on kõigil sisuliselt XRP on ju noh. Nad teevad teile tsirkust, mõtlevad välja mingid projekt X ja projekt Embridge ja noh. Silvia oma stringi videodega ei jaga biiti, noh. On ta kunagi jaganud või? Sitta jagab ta ainult pooleks ainult. Noh, tema jaoks on XRP shitcoin on ju, noh. Tal ei mahugi pähe see, mis maailmas toimub on ju. Kappabki kuskil kuradi aasa peal, teeb oma stringi videosid on ju, noh. Singapuri tokeni üritusel käib kohal. Swift tuleb lava peale, loeb ette, mis nad tegema hakkavad, mis krüptosid kasutama, seda mutt aru ei saa, räägib seda, mul pea nii valutab raisk, eile kuradi priva lauas raisk või sellest, mis ta vipp lauas jõime sampat nii palju raisk, noh. Mutt käis kuradi suurel kallil kuradi krüptoüritusel kuradi täis joomas on ja tegi omal kannikate videosid seal, aga tähtsad nõupidamised, pohhu ei vaata, noh. Ja julgeb tulla siia rääkima, kuidas XRP on shitcoin. Ma ei ole mingi XRP maksimalist, noh. Ja saad sa aru, kui võtad selle sammusegi kuradi Embridge lahti. Kõik, kes seal on sees, on kuradi XRP partnerid ja XRP kasutajad, noh. Venemaa visati kuradi Swiftist välja, PIS-ist visati välja, noh. XRP on Moskva börsil, noh. XRP kuradi varasalv on, või see Ripli varasalv on pandud sinna kuradi Swifti sisse, nii. PIS mõtles välja kuradi Embridge, andis selle Hiinale, on ju, noh. Hiina on suur sõber Venemaaga, on ju, noh. Põhimõtteliselt on kõik suured sõbrad, vaata omavahel, ainukene asi, mis kuradi kahjumeid loetakse on inimeludes, vaata, noh. Sellepärast ma olengi kuradi apoliitiline, on ju, noh. Äärmiselt naljakas on vaadata küll, on ju, kuidas siin pannakse mingid kuradi Venemaale oma arust sanktsioone peale. Ja me siin keelame raha liigutamise ära, ja pankadest raha enam ei liigu, on ju. Ja kuradi Venemaa kaupleb XRP-ga, on ju, noh. Noh, tsirkus kuradi, mu vanaema armastas öelda, et tsirkus Barcelona näitas 2 karvast looma. Vaat, et suur show käib lihtsalt, ei rohkem ega vähemat, vaata. See ongi naturaalne kuradi inimeste kuradi ajude loputamine, vaata. Et kui me võtamegi ka selle asja ette, et kuidas need igasugused, mis need on siis seal India ookeani ja kuradi Indo-Hiina kuradi kriisid, asjad, mis seal on ju, noh. Jänkuruss sul ei jõua ikkagi mitte sittagi kohale. Sul ei jõua asi kohale. Kurb on näha. Kui Embridge kuradi osalejad, Embridge liikmed on Ripli partnerid, noh. Ma ei tea, enam selgemalt ei ole võimalik sulle vaata asja selgeks teha. Noh, mis kuradi platvormi nad siis kasutavad seal, kui kõik on sõbrad ühe asjaga, noh. Vaat, kui kõik on sõbrad ühe asjaga, mis nad siis kasutada saavad? Su vanaemad russikuid või? Noh. Ma räägin, 1700 salastatud lepingut on Riplil, pluss 13 000 avalikku lepingut. Rippel istub ju digitaalse euro nõukogus. Digitaalse inglise raha nõukogus istub. Noh,
Igasugused kuradi salaliitusid on ta teinud teiste kuradi krüptodega, noh. Siin ei ole mõtet rääkida, et mingi kuradi platvorm X ja platvorm kuradi Y või platvorm kuradi LGP QRT, vaata, on ju, noh. Kui me võtame lahti, kes on liikmed sellel üritusel, noh. Saad sa aru seda, kui kuradi fucking kuradi uudis tuleb alla, et Swift testib uut makseplatvormi ja vähemalt artikli koostaja oli niivõrd tark, oli ära toonud selle, et 50 venda, kes selles kuradi uues platvormis osalevad, siis 50-st üle 30 on Ripple'i partnerid. Noh, mida nad siis, mis makseplatvormi siis Swift testis? Rail Balticut või? Või kuradi Helsingi-Tallinna tunnelit või? Noh. Ja põhimõtteliselt ma olen ära suuteline tõestama ka ülejäänud 20 venda, kes seal olid, vaata. On seal teiste Lehma Lellepoja lepingutega seotud, on ju, noh. On olemas näiteks sellised asjad, noh. Toongi näiteks selle Visa. Visa on täispauk Ripple'i tehnoloogia. Miks? Sellepärast, et ta ostis Currency Cloudi ja Earthporti üle. Visa ostis. Mingi 1,3 miljardit maksis Visa, et osta Currency Cloud ja Earthport. Mõlemad intrigeerisid enda sisse. Üks oli mingi kuradi 2014 aastal juba või. Intrigeeris XRP maksesüsteemi enda sisse. Noh. Nad ei ütle sulle otse välja. Sellepärast, et nad ostavadki mingid kuradi huvitavaid firmasid üle. Noh. Visa ostis 2 tükki üle. Noh. Ripple tegi veel vägevama ürituse. Ripple ostis üles börsi Hayden Road, peidetud tee. Nii, ja mida see Hayden Roadi ostmine tähendas nüüd Ripple'ile? Hayden Road on TDCC sees, on ju. See tähendab nüüd seda, et Ripple'i makseahel on Hayden Roadi kaudu ühendatud siis TDCC-sse, noh. Kell palju hakkab keel sõlme minema, noh. Kell on palju, keel hakkab sõlme minema, noh. Põhimõtteliselt ma võin teile hommikuni jämmutada tatti nendest sidemetest, noh. Ja kui kõik see kuradi satanistide klubi on ühe nimetaja all XRP, siis ei ole mõtet meil hakata rääkima embritse nii ja embritse naa, noh. Kui kõik on sõbrad ühe asjaga, siis see kuradi Embridge klubi on teile lihtsalt kuradi ajude vahele kuradi tolmu puistamiseks, noh. Et ma tõesti ei oska enam lihtsamalt vaata seletada, noh. Kui ainuüksi Swift 50 panka osales kuradi selles katsetuses, 30 on selle Ripple'i partnerid, noh. Võtame lahti kõik need, mis nad need on. Need igasugused kuradi liidud ka, mis veel tehtud on. Samamoodi on see, et Hedera ja Ripple on omavahel partnersuhtes. Hedera nõukogu koosneb IBM-ist, Boeingust ja Mustmiljon suurtest kuradi pankadest üle maailma finantsasutused. Noh, kõik on seal ilusti seotud. Näiteks McLareni vormeli meeskond liitus kuradi Hederaga, on ju, noh. Et põhimõtteliselt ISO 20022 mündid on kõik omavahel seotud, üksteist aitavad, aga nende omavaheliseks liimsidemeks on väiksed varjatud firmad, mille peale sa üldse ei oska tullagi, noh. Mul ei tule praegu meelde kahjuks, see on kuskil laivis ja saates on üleval ka firma nimi, mis ühendab ära Hiina. Nojah, põhimõtteliselt Putin saab EU-st raha XRP kaudu. Julgen mina maha öelda. Nii lihtne see ongi. Kui kõik kuradi Euroopa need asutused ja pangad on seotud XRP-ga, Venemaa keskpank 2018 leidis, et XRP-d saab me kasutada.
piiriülesteks makseteks on ja kõik Venemaa sõbrad on XRP sõbrad on ja noh, ainukene, kes sõber pole, oled sina. Sina siin vehid oma kuradi rusikat, kuradi Venemaa ja 2018 Novosibirski labor. Ma olen uudised ülesse pannud sulle tasulisse ahjukartul. Ma panen sulle uudiseid kurat iga õhtu ülesse, et sa tasulises klubis saad lugeda. Näh. Sul on kõik, ma olen sulle kuradi supi valmis, olen keetnud sulle ahjukartul. Olen pudru sulle ära keetnud, prae ära keetnud ja magustoidu ka. Kõik on sul tasulises üleval. Vot nii on lood. Ja kui me võtame nagu ettegi kas või selle asja, et nagu Fidelity on ja Fidelity 25 triljonit on ja Euroopas on, mis nad on need, Standard Charter vist on ja ei, Societe Generale on Prantsusmaa suurim see kuradi asutus, makseasutus, üle 7 triljoni. Societe Generale on kuradi XTC-ga sõber on ja XTC tuleb meile üldse kuradi sealt Aasia kandist on ja noh. Põhimõtteliselt ongi siin ilus kena lugu, et ma ei saa aru, miks sa joostab rüpsina. Tule tasulisse klubisse, seal sa näed asjalikku nimekirja. Vaat, uurimistööd ja asjad on üleval. Et ei ole siin mingid meemmündid ja Bitcoin tegija. Et see läheb täiesti karmilt mööda teist, kui te ei hakka seda asja õppima vaata. Et mul on siin saatedki, mis ma olen ülesse pannud eelmise aasta 3. augustist YouTube'i kanalil. Hommikust õhtuni võite neid kuradi saateid vaadata ja kuulata, kuidas ma seal seletan neid seoseid lahti. Kuna ma alguses arvasin, et äkki pääsen sellest sotsmeedia bännist, siis ma üritasin nagu neid nimesid peita, et panin seal Ellen Ripley kasutasin ja niisuguseid selliseid asju. Aga noh, lõpuks kuskil ikka libastusin, või see ai sai aru, millest ma räägin, et noh, ega see sotsmeedia bänn on huvitav, kõva asi. Aga noh, ma kahtlen ka selles, et oma vaatajate arvus, sellepärast, et praegu näitab nagu, et 11 vaatajat on ja. Praegu näitab, et mingi 11 vaatajat on mul ja. Aga eelmine kord oli sama teema, et kuradi 11 vaatajat oli ja umbes. Ja kui laivi lõpetasin, viskas TikTok kirja ette, et sa olid nii kuum poiss, 673 vaatajat oli sul. Ma ei tea üldse raisk, mis toimub, vaata noh. Et sama on selles YouTube'i laivides oli ka, kui ma YouTube'is laivi tegin, et näitas, et kuradi 1-2 vaatamist, siis läks korraga mingi 100-150 peale ja siis tuli 1-2 peale alla tagasi, et noh, põnevad liikumised on. Varjubänn on selle asja nimi. Mine vaata mu TikToki ajalugu. Mul vahepeal on kuradi 2-30 tuhandelised vaatamised videodel. Aga nagu laivi hakkasin tegema, laivi lõike ülesse panema, nii tõmmati mul see etteaste maha. Noh, sest see info ei ole sulle mõeldud. Sulle ei ole mõeldud see info vaata, et Saksamaa kaitseminister loobus oma ametist ja läks Riplisse tööle. Sulle ei ole mõeldud see asi. Sulle ei ole mõeldud see asi, et India keskpanga juhtiv töötaja läks Riplisse tööle. Sulle ei ole mõeldud see asi teada, et USA keskpangast läks inimene Riplisse ja Riplist tuli siis inimene USA keskpanka. Sul ei ole mõeldud seda teada, et Rosi Rios, kes on oli USA varasalve juht, tema oli see tädi, kes kirjutas dollarile allkirja. Noh, Rosi Rios loobus oma töökohast ja läks Riplisse direktorite nõukokku tööle. Sul ei ole seda teada, et Trumpi esimese valitsuse ajal Trumpi majandusnõunik läks Riplisse tööle. Noh. Võt selle pärast ongi mul varjubänn. Ja nüüd lugege mulle ette, mis on sinu krüptosis suured sidemed, mis on Bitcoini sidemed. Ainult Epsteiniga on tal sidemeid, rohkem ei ole. Võt.
nii võime kõik seal tööl olla ju. ei või, ei või, ei või, nii ei või. Sellepärast, et sa pead olema ajudega vend. Sa pead olema tegija, et minna sinna Riplisse tööle. Ja Riplist läks ju ära mees, ma ei tule jälle ta nimi meelde, vahet ei ole. Riplist läks ära mees ja läks Austraaliasse. Rippel saatis mehe Austraalia keskpanka, et see hakkaks seal Austraalia digiraha tegema. Vaat. Et Rippel on saatnud üle maailma oma jüngrid laiali ja teisipidi Riplisse on tulnud üle maailma inimesed sisse. Et vaat. Ja sellega lõpetamegi tänase laivi, et mis on sinu mündi lepingud ja sidemed? Mõtle selle üle. Kui sa leiad, et su mündil lepinguid ja sidemeid ei ole, siis liitu krüptogaraaži tasulise klubiga, 50 eurot on kuumaks, 30 päeva, näed huvitavaid asju. Et tšau, pakaa, näeme garaažis.